Tere õhtust, head televaatajad. Tere Eesti, tere Tallinn. On kuu viimane neljapäev ja telejaama Kalev Sport. Ekraanil on taas saade Tele Tallinn. See on saade, mille teemaks on Tallinna linn. Kui keegi nüüd arvas, et saate teemaks on Edgar Savisaar, siis nähtavasti on aeg kanalit vahetada. Saates tõepoolest võtab osa linnapea Edgar Savisaar ja härra linnapea, ma ei tahaks teid nimetada siin saate külaliseks, ma ei tahaks, et te tunneksite ennast siin nii hästi nagu külaline, kuid ma ei tahaks ka, et ennast tunneksite sama hästi kui kodus. Ma ütleksin nii, et teie tööpäev täna on lihtsalt pikem ja see stuudio siin on tegelikult teie kabineti jätk. Olete nõus sellise oma positsiooniga meie eetris? Kabineti jaoks on muidugi valgust liiga palju. No, linnapea peabki olema valgussõõris, ei saagi olla kusagil mujal. Ja nii seda saadet võtkemgi, me teeme seda saadet koos teiega, head televaatajad. Teie osavõtt on väga lihtne. Ma usun, et igal ühel on kas laual või käeulatuses telefon ja sellel telefonil me ootamegi teie telefonikõnesid. Me ootame teie ettepanekuid, probleeme, arvamusi, küsimusi. Aga mul on üks selline mõte, head vaatajad, et kui teil on mõni probleem või mure, siis teie ise olete sellele probleemile ju kõige lähemal. Te olete kas selle sees või selle kõrval. Me mitte ei taha lihtsalt teie küsimust, aga võib-olla te ise teate ka mingit lahendust soovitada, sest kes see muu peaks teadma neid lahendusi, kui mitte teie, kes te olete selle juures. Linnapea ei saa teada lihtsalt iga kivi, planku, mätast, auku. Meie linnas ei ole ka linnapea kohus ja kui te oma ettepaneku meil ütlete koos oma küsimuse või murega, siis me loodame sellest jutusaatest jõuda ikkagi ka tegudeni, sest et kuigi me siin räägime, ma loodan, et see saade, tema väljund, tema tagajärg on siiski reaalsetes tegudes, et see läheks tõesti paremaks. Kuid sellest telefonist natukene hiljem. Alustame ka sellest, et kuu on läbi saamas ja härra linnapea tagasivaade möödunud kuule. Kuu aega tagasi täpselt olite siin eetris, lubasite anda aru, mis siis kuu aja jooksul toimub. Nüüd on kuu läinud. Teie aruanne vaatajale. Veebruarikuu, see tähendab aasta kõige lühem kuu, tavaliselt kõige külmem talvekuu, seekord küll talve õieti ei olegi. Kõige pidulikum kuu, ikkagi vabariigi sünnipäev. Aga tegelikult, kui ma räägiksin sellest, mis minule selles kuus tähtsat oli, siis hakkame sellest peale, et Pae tänava kapitalremont hakkas peale, aga see on üks Tallinna kõige viletsamaid tänavaid. Mul on hea meel, et me nüüd saime tööle asuda seal. Edasi raamatukogu buss hakkas käima ka nendes linnaosades, kus muidu raamatukogusid veel ei ole. Edasi jätkame sellega, et kirjutasime koos kaitseministriga alla lepingu Vabadussõja võidusamba ehitamise kohta siinsamas Tallinna keskväljakul, Vabaduse väljakul. Edasi ka see, mis sotsiaalselt oli tähtis, õpetajate palgad tõusid enam kui 5% võrra. Edasi vabariigi aastapäeva puhul kõik paljulapselised pered said, iga laps sai 600 krooni toetust. Edasi, see oli niisugune kuu, kus meie tunnustasime Tallinna tublimaid, anti kätte mitmesugused Tallinna aumärgid, vapimärk ja anti kätte ka teenete märgid. Aga teiselt poolt tunnustati ka Tallinna linna sellel kuul. Tudengiorganisatsioonid tunnustasid, et aasta sündmus nende jaoks oli Tallinnas tudengimaja avamine Raekoja platsil. Edasi need organisatsioonid, kes alkoholivastast liikumist organiseerivad, tunnustasid meie abilinnapea Merike Martinsoni, et tegu on tõepoolest ühe kõige aatelisema inimesega Eestis just alkoholivastases võitluses. Ja ka see näiteks, et turismimessil tunnustati, et Kadrioru park on Eesti kõige parem turismiobjekt. Niist asju oli palju, aga minule, muide ma ühe asja ütleksin siiski veel, minule oli väga tähtis see, et Factum Marico tegi küsitluse, millest selgus see, et linnarahvas
usaldab oma linnavalitsust. Keskerakonna toetus oli 3 korda kõrgem kui Reformierakonnal. Tallinna elanik ja valija usaldab nüüd teid natukene veel rohkem, kui te räägite ka nendest asjadest, mis teile muret teevad, sest praegu see loetel oli küll väga positiivne, väga hea, seda on hea kuulda, aga meil on natukene probleemne saade. Me otsime neid valusaid kohti. Mis teile isiklikult selle kuu jooksul muret tegi? Teate, ma ütleksin niimoodi, minu jaoks kõige selline kohtumine, mida ma ootasin ja mille pärast ma ka muretsesin, oli Poska majas, kus ma kohtusin Tallinna eakate inimeste organisatsioonidega ja kus ma olin sellises giidi rollis, tutvustasin neile seda maja ja Poska tegevust. See oli enne vabariigi aastapäeva veel ja mul oli hea meel, et üks nendest vanatädidest ütles, et tegelikult tema jaoks see oli selle vabariigi aastapäeva kõige ilusam hetk, kõige ilusam sündmus, nii ka minule. Teiste sõnadega, mure oli muidugi see, et kuidas läheb see veebruarikuus, sest et vastutus vabariigi sünnipäeva väärilise tähistamisest oli meil kõigil suur. Nii, meie saatesari on veel väga noor, aga meil on olemas ka omad väikesed traditsioonid ja üks selline traditsioon on see, et me anname sõna ka opositsioonile. Linnavalitsuses opositsiooni vist suurt ei ole. Meil on nii erakonnapõhine linnavalitsus, kuid volikogus on see opositsioon olemas ja Andres Raidi vahendusel sõna on opositsioonil. Nii, opositsioon on sõna saanud, teemad nimetatud, turvalisus, sotsiaalpoliitika, eelarve koostamine, kuid alustame võib-olla selle küsimuste rea lõpupoole pealt, need mahajäetud majad. Ma tean, et linnas on olemas kava hoovid korda. Kas see nüüd kuidagi puudutab ka seda hea korda meie linnas? Ma jätkaksin sealt, kus proua Rajasalu pooleli jäi nendest mahajäetud majadest. Tegelikult Ülle Rajasalu teeb meile ikkagi liiga. Vaadake, mis seisus oli Poska maja. Mis seisust oli siis, kui Ülle Rajasalu parteikaaslased tahtsid selle 4 pühilastele üle anda ja tahtsid sinna lausa ujumisbasseini ehitada. Aga näete nüüd, kui me ta jaanuarikuus avasime, siis asi näeb hoopis teine välja. Edasi, kui te olete jälginud siin uudiseid viimastel nädalatel, äsja just Männikul Nõmmel lammutati maja, mahajäetud maja, hüljatud maja. Edasi Põhja-Tallinnas 2 maja lammutati, mis on samasuguses kurvas seisus, ainult et iga sellise maja lammutamine maksab kuskil 500 000 kuni isegi pea 1 000 000 krooni, nii et see on üsna keeruline lõbu. Nüüd see, mida proua Rajasalu ütles, et võrdselt me tahame kõigi vahel jagada. Ma olen temaga nõus, tegelikult ei peaks võib-olla niimoodi võrdselt jagama, aga te mäletate, kui riik näiteks tõstis aktsiisi ja kui riik tõstis käibemaksu, siis ega see tabas ka kõiki inimesi. Mul on küsimus, kui me püüaksime jagada neid rahasid tõesti õiglaselt ja igale tema vajadust järgi, kuidas te arvate, kui suur peaks olema see ametnike armee, kes nüüd lähevad kindlaks tegema, kellel siis tõesti on rohkem või vähem vaja? Ei, ametnike armeega ma ei liialdaks, ma arvan, et seda on praegu paras jagu. Küll aga, mida ma ütleks see, mis meile ette heideti, et on tegeldakse mingite vähetähtsate asjadega. Ma olengi nõus, ega see, mis on reformi jaoks tähtis, see ei ole meie jaoks tähtis ja vastupidi. Ütleme, meie jaoks on tähtis munitsipaalelamu ehitus, see, et inimestel oleksid kodud. Nende jaoks ei ole tähtis. Nende jaoks on tähtis see, et jõukad perekonnad peaksid vähem maksma tulumaksu. Aga samal ajal ma usun, et suure osa Tallinna inimeste jaoks see tulumaksu vähendamine ei toonud suurt midagi neile täiendavalt sisse. Üks konkreetne ettepanek või märkus oli ka eelarve koostamine, et see on nii ühekordne üritus, projektipõhine ja neid rahasid nagu ei jagata päris õiglaselt. Kuidas te seda kommenteerite?